2017. aastal rakendus Eestis vanglasüsteemis kogu Euroopa jaoks ainulaadne kord. Nimelt kinnipidamisasutustes ei tohi enam suitsetada. See põhjustas kinnipeetavate poolt suure vastuseisu. Ametnikud ägasid kaebuste all. Justiitsministeerium otsis võimalusi, kuidas suitsetamise sõltuvust vähendada. See läks korda. Viru vangla Supermax osakonnas karistust kandnud kinnipeetavad eesotsas eluaegse kinnipeetava Rene Vainikuga vaidlustasid selle ja said nüüd Euroopa Inimõiguste Kohtus võidu. See otsus meil on arusaamatu ja ütleme üsna suur pettumus, sest et kui 3-4 aastat kulus aega, et jõuda sellise otsuseni, kus asja sisuliselt ei lahendata, et siis tegelikult jääb see kogu see protsess nagu poolikuks. Ja mida me kavatseme siis teha, me kindlasti vaidlustame selle otsuse, viime selle siis järgmise instantsi Euroopa Inimõiguste Kohtus ja palume siis sealt nagu hinnata seda. Selles kaasuses on juba Riigikohus keelu seaduspäraseks tunnistanud. Tõsi on see, et otsus ei olnud kohtunike osas ühtne. See annab lootust ministeeriumile see edasi kaevata. Vastavas agis oli ka kinnipeetavate kahjunõue, siis see täitmisele ei kuulu. Küll aga tasutakse õigusabikulud suurusjärgus 1500 eurot igale ühele. Oluline on see, et me ikkagi Euroopa tasandil saame üheselt aru, mis siis on inimõiguste konventsiooniga kaitstav ja mis ei ole. Et antud juhul tegelikult meile mingit sellist lisandväärtust sisuliselt see otsus ei anna. Viru vangla Supermax osakonnas karistust kandev eluaegne kinnipeetav Andrei on väga kriitiline vanglasüsteemis erinevate vaiete menetlemise osas. Läbi aastate siin juba kohtutes käidud nii Riigikohtus kui Euroopa Inimeste Kohtus, seal mingid kohtute poolt vangla tegevused õigusvastaseks tunnistatud, ja samas vanglad ei täida neid kohtu otseid, sülitavad selle kohtusüsteemi peale ka samat moodi, et miks ma pean ja kinnipeetavad pealegi käime need oravad ringi ratastas, et ühes asjas võitsime samas asjas peab jälle uuesti minema kohtus saada, kõik need asjad saada, et see ongi nonsense saada. Üks pool on see, et Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnistanud õigusvastaseks selle, et Eesti kinnipidamisasutustes on suitsetamine keelatud. Teine pool on aga see, kui meile juba tulevad Rootsi kinnipeetavad, sellepärast, et nende riigiseaduste järgi on seal vanglasüsteemis kinnipeetavatel suitsetamine aga lubatud. Mis saab siis, kui nad Eestisse tulevad? Rait Kuuse kinnitab, et Rootsi kinnipeetavatele hakkavad kehtima Eesti seadused ja vangla sisekorra eeskiri. Seega ei suitsule. Suitsetamist ei tule, küll aga oleme siis pikkade arutelude tulemusena jõudnud sinna, et Rootsi vangla rendilepingu raames võiksime lubada nikotiinipatju, mis siis ei ole tegelikult tubakasuits, vaid hoopis teine võimalus. Sellisel juhul peaks see kord kehtima hakkama kogu vanglasüsteemis ja ka Eesti kinnipeetavatele, muidu on taas oht suureks kaebuste laviiniks. Eks need sarnased tingimused peavad olema loodud sõltumata sellest, kas tegemist on rendivanglaga või tegemist on Eesti vanglaga, nii et seda me kindlasti ka jälgime, et need standardid oleksid võrreldavad ja sarnased. Ilmselt sellised vaidlused, mida võib ja mida mitte, juhul kui Rootsi vangid meile ikkagi lõpuks saabuvad, seisavad meil veel ees.